Need on need asjad, mis ma kaasa võtan. Kohvi, kohvitops, droon, vesi, keneka ma jätan koju, videovalguse jätan ka koju. Kaasa võtan omalt selle zoom-reflektoriga välgu ja muidugi toidu, mis mul siin kõrval kotti mantud on. Hommikul, kui auto nüüd käima panin, siis vaatasin palju nagu väljas sooja on või siis külma ja seda oli ainult -6 kraadi, et ei olnud väga külm, aga ei olnud ka väga hull, et päeva jooksul läks lõpuks juba -20 peale. Ja hommikul, kui hakkasin sõitma, et kokku saada, siis oli väljas pime ja lumine. Lahkusime Tallinnas peale 7, hommikul juba 8-9 aega hakkas väikselt päike tõusma. Väljas oli väga ilus päiksetõus. Eksisime muidugi ära ka ja tuiasime mööda palgivirnasid ja otsisime õige kohta, kuidas järvele pääseda, aga mõningate tekkidega leitsime ikka õige koha üles ja tundsime punase Fiati järgi ära, et me oleme õiges kohas. See oli alles mõnus leid metsa vahelt. Esimese asjana läksime järve jää peale, vaatame, milline on rada, milline olustik on ja esimesena märkasime ka ühte väikest probleemi, nimelt valge kart, valgel lumel, väga raske pildistada. See on meie kola, kõik, mis me autosse ära pakkisime, et siin on minu, Magnuse ja Raiko asjad, et siin on 2 fotokotti, droonid, statiivid, välgud, valgused, kõik, mida päeva jooksul vaja läheb. See on kaamera, millega ma täna pildistan ehk 1DX Mark II ja ees on objektiiv 60-600 Sigmalt. Enne me võtsin siit läbi, siit on nagu näha mu jäljed ja siin on selline tunne, et siin on nagu vesi on selle jää peal ja see pole nagu veel ära jäetunud. Ja siuke käid nagu lihtsalt siuke tunne, et te oled nagu sõna otseses mõttes mingisuguse porilauka peal või kuskil siukene nagu muda oleks siin jää peal, et ta ei ole nagu lumi, ta on siuke päris paks lörts, et see on siukene asi, mis nagu mõtled, kui jalad siit märjaks saavad, võib hakata päris külm, kuna siin vist on praegu hetkel mingisugune siuke -10-8 väljas, et millega sa pildistad filmi? No 450D uues 6 rehost, aga ei, tegelikult on 70C C70 või 70C, vahet ei ole, sama mõte on. Ma arvan, et sellega on täna päris äge. Üks kaart ka sees on, sest see on nagu põhiline asi, mis alati vana materjali peal. Teeme, jaa, seda kindlasti, teeme 4K 120 asja teeme aeglaseks. Paneme ronini peale, vaatame, mis saab. Päris külm on tegelikult, näpud ei taha väga kaasa tulla seda asjaga. Aga vaatame. Ma arvan, et midagi ikka saab. Mis tunne sul on, kui siit ilusasti auto mööda sõidab ja jää lainetab? Jää lainetab ägedalt, aga ütleme nii, et algus oli mega külm. Nüüd on paljakäsine, sest on mega palav. Ehk siis siin tuleb nagu korralikult sumbata. Nii et sumba trenni pole vaja tehagi. Mõnusalt ega jää kõigub. Jahker, see on nagu siuke tunne, et nagu kohe vajub läbi. Või midagi juhtub kohe. Dronya! Меня зовут Роня. Я иду, Дроня. Sul on ka droon või? Jaa, ma ei anna. Anna mulle oma drooni, palun. Ei anna. Ma ei lenda, ma ei tee katki. Ei, ma ei anna. Aga ma ei tee katki. Ei, ma ei anna. Ma ikka ei tee katki. Ei. Aga ma tegelikult ei tee katki.
see kuradi statiiv on kuradi jäätunud ära, kuna jää peal oli vett. Nii kui sinna vee sisse paned, lörtsi sisse, siis jääb kohe see kinni ja autosse paned, sealt sulab ära ja see on auto vett täis visk. Nagu minu käed on jäetunud, vaata nagu. See kukub otsast ära kohe, kui lööd. Nii kui lööd, nii kukub ära. Ütleme nii, et -16 ja tegelikult on päeva lõpuks väga külm. Ei, väga külm ei ole, aga asjad on jääs. Kaamera friisis ja mingid süksed asjad. Tule, aga lähme Arctic Rallile. Vähemalt oma... Mul on Arctic riided olemas. Meil on lihtsalt stiilivennad sellised. Ja küsimustele ei vasta. Meil on kloun olemas. Jaa, Karli Saul, õppinud. Koolis käinud. Äge! Teed? Räägin oma droonisaagast ja kuidas uut drooni saab. Ja kas saab. Kas on nutad? Pirksuga või? Pirksuga ütlesin, et Pirksoli ütles, et jääb ma sulle siis selle self-care'i peale panin. Ma ütlesin, et jaa, ega ma muidu ei oleks niimoodi lennanud. Siis ma olin nagu nii, et tegelikult oleks ikka lennanud nii. Aga enne, see oli tõesti hea piloodi mitte viga, vaid tegelikult liiga hea see, liiga halb krosskaktus. Sa oled väsinud? Karu remondib autot. Korras. Citybee. Mingi teeme odav. 8 €. Väga odav. Sa lõhkusid auto ära ja nüüd tegid korda ja küsid raha või? Ei, Magnus hommikul tuli autoga. Ukse piiraja laiali on ju ja eks siin tuleb nüüd mõelda, et kuidas me üldse selle teadmisega edasi elame. Panin tunkert selga. Pole hullu, oleks vaja midagi olnud auto all teha, oleks teinud.